Tere tulemast Itaaliasse, Napolisse. Jälle, no Napolis me oleme esimest korda ikka. Ees ootab 4 päeva, suurepäraseid avastusi, käime tõenäoliselt Vesuvi otsas, sööme sitaks palju. Lähme vaatame võib-olla Procida saarele ja paljut muud. Algus on juba olnud hea, alustasime pitsaga, soogratelladega, eks põhimõtteliselt sihukeste kohupiima taskutega ja oleme ostnud kokat, võib-olla varsti hakkame Aperoli jooma. Elagu Itaalia, viva Itaalia! Esmamulje Napolist. Ilus linn, aga mitte väga puhas linn. Ehk ta on väga huvitav, siin on väga lahe arhitektuur. Kõik see elu ja melu on väga kõva. Lahedad tänavad. Väga lahedad tänavad on, aga tõesti see puhtusaste siin on ikka ja liiklus on ka täitsa nagu jube lihtsalt. Ülekäigurajad on nii-öelda võib-olla soovituslik ülekäik, aga nagu mingit eesõigust need sulle küll ei anna. Et kui sul veab, keegi seda alla ajada ei taha, siis saad sealt üle. Muidu võid põhimõtteliselt, ma arvan, et ükskõik kust üle minna. Tänavad on siin küll mõnusalt üle rahvastatud ja kitsad ja palju asju müüakse. Aga tegelikult on veits lahe, palju on samus asju, palju Maradonat, aga ma arvan, et midagi ikka leiab endale ka. Tulime Napolisse nautima päikest ja merd ja head toitu. Head toitu kindlasti saame, merd võib-olla ka, loodetavasti. Päikest mitte nii väga, hakkas sadama. Homme saab. No loodame, et ei saja väga pikalt. Aga võib-olla lähme vaatame maa alla siis selle asemel. Õnneks jäi vihm ka suht ruttu järgi, vähemalt selleks korraks. Vaatame, kas kostitab meid veel. See on ainukene kord vist üldse mu reisidel, kus ma ei ole võtnud ühtegist veekindlat asja kaasa, sest come on, Itaalia, Napoli, 30 kraadi, päike paistab. Palazzo Venezia, see on väikene galerii, kohe siin peatänava juures on üks hea mõnus koht, kuhu tulla. Saab väga ilusti kisast kärast eemale. Väikselt ringi saab ka teha, mehed kelle teinud, aga võimalus on täitsa olemas. Mulle väga meeldib, tasub tulla. Ja mis saaks olla Itaalia ilma Aperol Spritzita keset tänavat? Me võtsime väikse, sest kell on 12 alles. Jah, kell on 12, me võtame väiksed. Ja vana hea Maradona, kui vähe sellest, et ta on absoluutselt igal pool mujal, on ta ka ilusti suurelt seina peal. Ja ta on põhimõtteliselt nagu pühak, mulle tundub. Ei ole teist jumalat peale Maradona ja Maradona ise on tema prohvet. Ja esimene, või minu puhul siis teine pitsa Napolis on söödud. Pizzeria Quartrian oli vist selle koha nimi. Mina sõin fritüüritud pizzat, Liina võttis Rita ehk Margarita, aga peab ütlema Rita pizza. Võttis Rita pizza. Mõlemad olid väga head, soovitame. Mitmesse kohta, kus me varem üritasime minna, oli tohutu pikad järjekorrad. Algas juba hommikul ja nüüd lõuna ajal ka, et tundub, et need kohad, mis on populaarsed Napolis, on ikka väga populaarsed. Ja praegune augustikuu ilmselt ei aita ka väga kaasa sellele, et tohutult palju rahvast on. Aga tegelikult neid häid kohti oli veel, nagu meie käisime, väga hea maitse, hästi hinnatud, aga rahvast oli pigem vähe Napoli mõistes, kui hakkas sinna poole ka tekkima juba. Nii et tasub hoolikat vaadata. Oleme nüüdseks jõudnud siia Napoli basiilika juurde ja siin toimub mingi suurem üritus. Siin on lavad ja värgid-särgid ning seal on see basiilika ise. Minu meelest sisse praegu ei saanud ja tegelikult rahvas rohkem istub treppide peal ja seal katuse all on ja, inimesed on kodu ehitanud. Ehk
ka Naapolis nagu Roomaski ja mitmeski teises kohas ilmselt on kodutus suureks probleemiks ja kõik sellised suured grandioossed rikkust täis ehitised on koduks igasugustele kodututele. Ujumas on nüüdseks käidud. Väga häid ujumiskohti Naapolis kahjuks ei ole. Liivarandadest võib vaid und näha, kuigi ühes väikses kohas natukene oli liiva, aga ma seda väga liivarannaks ei kutsuks. Igatahes vette me saime. Kõige ilusam ei olnud, väga vala ka mitte. Et sükene, et kui tahta tulla mingit, ma ei tea, spa elamust nautima või veeverõõme, siis pigem mitte Naapolisse või vähemalt Naapolist eemale, kuskil veidi kaugematesse kohtadesse. Aga muidu okei. Kahjuks kuskil riide vahetada ei saanud. Nii et nüüd saan ringi käia märgade pükstega. Ja väga WC-sid asju kuskil ka ei ole normaalsed, nii et nii ongi. Äkki ma ühel hetkel ikka leian. Aga nüüd oleme jõudnud kõrgele mäe otsa. Võtsime siis funiculare ja oleme jõudnud suurt lähedale San Telmo kindlusele. Käime seal enne ära, kui kinni pannakse ja loodetavasti naudime siis ka ilusat loengut, kui see ikka tuleb. Ja oleme jõudnud San Telmo lossi linnusesse kindlusesse. Sissepääs oli 2,50, kuigi suurelt oli hinnasilt 5 eurot. Nii et ma ei tea. Ja esil ma vaatasin, et mul nüüd see raha maha läinud ka, nii et võib-olla sõitnud tasuta sisse. Eks siis selgub varsti. Aga tegelikult on odav, mõnus, lahe. Kohe avanevad vaatajad ka, ma arvan, et juba tuleb hea. Kui neid vaateid vaadata siit San Elmo tipust, siis ma arvan, et ma ei peagi ütlema, et siia tasub tulla. Et isegi kui siin väga midagi muud teha ei ole, see ei ole väga muuseum või midagi, et see kuskil sisse läheks. Et see ongi, käid siia linnuse tippu, vaatad põhimõtteliselt 360 kraadi vaateid Naapolile. More than your money's worth. Meil jäi eelne õhtusöök rääkimata. Sõime njokisid, sõime pastat, jõime palju veini. Ja tiramisuu. Sõime tiramisuud. Toidukoha leidmine muidugi oli keeruline, sest absoluutselt kõik kohad olid täis, kus me tahtsime minna. Üks koht, kus me tahtsime minna, oli lihtsalt kinni. Oli mingi suvepuhkus. Et lõpuks me võtsime enam-vähem suvaka tänava pealt, mis me nägime ja mis on nagu väga halva arvustustega. Salud!